arvake ära, mis selles kohvris on. Minu lapsepõlved kõige tähtsamad mänguasjad olid Lidl's Pet Shopid. Selles kohvris on terve mu Pet Shopite kollektsioon ja nende asjade kollektsioon. Ma isegi ei tea, millest alustada. Maja 1, maja 2, mis ei ole tegelikult Pet Shopite maja, aga ma kasutasin seda Pet Shopite majana. Maja 3. Kui teie olete Pet Shopite ajal üles kasvanud, siis te teate, et see maja on the house. Ta näeb selline välja. See oli siis see peamaja, see oli mu kõige lemmikum. Siin hängis iga Pet Shop. See on siis minu Pet Shopite haigla / arst, mida iganes. Siin on uksekene, siin on röntgen, siin on veel mingi ülevaatuskoht. Ma mäletan väga hästi, et kui üks patsient ootas siin, siis teine tegi samal ajal röntgenit. Ja vaadake, tal on siuke asi ka olemas. Ja viimaseks majaks ei olegi maja, vaid on auto, aga ta on ikkagi sama suur nagu maja. Aga nüüd ma näitan teile oma Pet Shopeid. Mul on neid vähemalt 100 tükki, ma ei tea kui palju. Nii et kõike ma ära ei näita, nii et kui tahate, ma teen teise osa veel. Kui te olete näinud Pet Shopi multikat, siis te teate, et seal oli üks tüdruk, kelle nukk. Ma ütlen ausalt, ma rikkusin selle ära. Aga mul on ka üks hiiglaslik Pet Shop. Ma värvisin ta siit seest ära ja panin ka kleepse. Minu arust see oligi selle jaoks mõeldud. Kes mäletab seda Pet Shopi multikat veel, siis mul on ka 4 sellest multikast tegelast. Tema siis, tema ja tema. Niisiis, siin on minu kollektsiooni pesamunad. Esiteks see pisikene, väike põrsakene, ka need 2. See on kindlasti uuem mudel, ka pisikene. Selline väike, ma ei teagi, mis ta olema peab, mingisugune näriline ilmselt. Minu kõige lemmikum, väike lepatriinu. Nüüd, kus ma neid kõiki vaatan, siis mulle meenub ka, et mis rollid neil olid. Et näiteks see tegelane alati meenutas mulle kõige rohkem minu isa, nii et ta oli alati kõikide isa. Siis see kass ja see koer olid vanaema ja vanaisa. Ma näitan veel paar tükki ja siis ma teen teise osa, kui te soovite. Tema on üks mu lemmikuid, aga tal on pea kohe otsast ära. Samuti mega lahe, et tehti sisalikke. Meeldis alati neid kokku panna. Siis on mul ka siin selline kilpkonn ja selline kilpkonn. Aga siin on veel neid ägedaid klassikalisi, nii et kui te tahate teist osa, siis andke märku.